No tere, meil videotest, video 2. Meil on Rode Go mikrofon, mis on siis see mikrofon, mida me ennest näitasime. Eelmine mikrofon oli poole väiksem, selline pisikene. Noh, ütleme pisike, väike, kompaktne. Ma nimetaks seda, ma ei tea, kuidas ta üldse, võib-olla see Rode Video Go 2, et on tehtud natuke väiksemaks, mugavamaks, et oleks kompaktne, väike, mahuks igale poole ära. Noh, mine tea, et mis me nende Rode mikrofoni kohta võiksime öelda. Väga head kvaliteediga mikrofonid, sobivad ideaalselt video salvestamisteks ja ka sellisteks videodeks nagu kui käid reisil nagu ja kui sul on vaja vaiksemalt rääkida ja vaiksemalt olla ja sa soovid, et selle ilistaks nagu kõvasti peale, nii nagu normaalselt, siis see Rode mikrofonid on ideaalsed. Ma arvan millegipärast, et ma tean, et need mikrofonid on head ja hea salvestada igasugustes tingimustes, vaiksemini rääkides, kõvemini rääkides, nii see fikseerib ilusti ära. See helitasand on normaalne ja mikrofon on küll erineva suurusega erinevad ja on võib-olla isegi kohati mõeldud erinevate salvestamiseks. Mõtlen sellistest mikrofonist rääkides nagu see, et siin ei ole ühtegi valikut, et kas pluss, miinus, pluss 10, pluss 20 või tuulekaitse või mida iganes. Siin ei ole isegi selliseid asju üldse, et see on nagu Video Go on see Rode Video Go, et ta võtab niimoodi nagu ta võtab, siis nagu kaamera fikseerib ise ära. Kõik seal on, aga minu kaameral on võimalusi, kus saab isegi reguleerida seda mikrofoni, nii et see võimalus on ka olemas täiesti. Ja kui on see võimalus olemas, siis on hästi, siis saab kõik korralikult reguleerida ja vastavalt oludele salvestada. Aga mis me räägime sellest mikrofonist? Me räägime sellest mikrofonist sellepärast, et siin on sellised variandid ja kõik olemas ja ma ei tea, kus te nägite või siin on nagu kõik tasandid ja tuulekaitsevärgid ja kõik asjad, et see nagu mugav sellega salvestada. Aga asi ongi selles, et seda saab kasutada kõikidel kaameratel, aga kui kasutada kaameral, kus saab ka ise veel reguleerida, siis nagu seda varianti nagu väga ei olegi nagu tegelikult vaja, aga asja teeb lihtsamaks see, et sa ei pea siis hakkama otsima kaamerast teid valikudest ja menüüdest igasugust asju, et kuidas sättida või mis asja teha, et sa saad siit nagu automaatselt kohe vajutada ja teha ja panna. Kui ei ole veel
aega ka sellega mäsata. Et see nagu tuleb siuke hetk, kus noh, ütleme, oled kuskil kohas Eestis või välismaal või kus see grupp, kellega sa liigub eest ära ja sul pole aega siin majandada niimoodi. Aga tuleb selline hetk, kus siis nüüd on korraga kõva heli, nagu tugev heli ja siis korraga on siuke vaikne heli, mida sa tahad salvestada niimoodi, et need mõlemad variandid jääks ühe heli tugevusega. Sa pead ringi lülitama lihtsalt mikrofoni. Kui on kõvem heli, siis sa lülitad teisele tasandile kas -2 või -10, siis kui on liiga kõva heli, -20, siis kui on liiga vaikne heli või keskmine. Et selle mikrofoniga on kiiresti võimalik ruttu teha, nii et ei ole vaja hakata menüüst kuskilt taga ajama neid asju. Noh, aga on muidugi olemas sellised asjad, nagu saad noh, kui on kaameral olemas küljes selline seade mikrofoniga koos selline, kus siis on need asjad kõik olemas, siis muidugi saad sealt keerata. Aga meil hetkel sellist varianti ei ole hetkel veel. Et meil on küll olemas teise kaameral üks mikrofon, millel on olemas see variant. Aga see selle kaamerale ei sobi, see on hoopis teistmoodi. Vot nii. Selline asi. Aga mis ma siis tahtsin öelda teile, et see mikrofoni test on väga hea selle poolest, et meil on erinevad võimalused siin testida seda heli. Ja mis on kõige, kuna me näitasime siin Kaljan, mis kõige lihtsam test on see, kui sa jood midagi, ükskõik mida siis, et noh, kuidas see siis kostab sinna mikrofoni ja me siis noh, veidi proovime Kalja veel. Oli missugune hea lahe viimaspäev. Leidke poest. Need mikrofonid, üks mikrofon, mida ma ei saa kasutada millegi pärast, ma ei tea, kuidas seda kasutada. Ilmselt see käib kuskile. Teised mikrofoni pole kõik praegu proovinud, aga seda mikrofoni nagu mõtlen, et kuidas seda kasutada. Seda saab kasutada ainult ühtmoodi USB-ga. Aga see on natuke teistsugune asi, et see on nagu see, et peab olema siis ilmselt telefoni oma. Kui telefonis paned see USB. No see on nüüd varem telefon, aga vahet pole. Siis saad selle panna sinna. Meil on praegu väljas sügis, päris selline oktoobrikuu pühapäeva õhtupoolik, kus kell hakkab juba saama varsti 5:15. Ja meil on siuke
ilm selline, et jeekim taas on päris pilves. 8,4 kraadi ja see on nüüd alles täna niimoodi, eile oli pool soojem, mingi 14 kraadi või. Et täna pidigi minema nagu jahedamaks. Tavaliselt me oleme käinud ka kohvi joomas. Aga seekord me nagu ei soovi minna. Miks? Just selle tingimustel. Et ilm on selline nagu ta on. Jahe ja selline pilvine ja ka selline vihmane ütleks siis juba niimoodi. Et selline värk, kuidas me teeme kodus siis väikse kohvi siin. Küll väga harva teeme kodus kohvi, aga nüüd võime teha. Meil tuleb ka tegelikult vist naljakas öelda, et võrrelda seda mikrofoni nende teistega. Videotest 3 ja videotest 3 on niuke hästi niuke normaalne. Sealt pikka juttu ei tee, aga natukene, et seal on siis see, saab selgeks, mis on selle nende mikrofonide vahel, selle Rode Video Mic Pro erinevus, nagu ma ütlen selle kohe kindlalt, et seal on 20+, -10 keskmine tase ja tuulekaitse, et see on täiesti teist sorti mikrofon. Eks me siis vaatame ja räägime edasi, mis me edasi mõtleme, sest natuke rääkida, olgu, näeme. Kavaks paus.